Tere taas, tere õhtust. Juba lapsest saadik valvab või vaevab meid küsimus, mis mõne või teise asja sees on. Täna me oleme sellises kohas, milles on inimese pilk esimest korda. Me teame, suveti enda väga palju putukeid ringi, nad tegelevad igaste töödega, mesilased toovad toitu, sipelgat tassivad neid asju. Kuid nendes, mis seal toimub talvel, kui me teame, et koolis õpetatakse, et seal magatakse, aga tegelikult. Mida teie teete, mida te toksite kogu aeg? Ma toksin mett kärgede sisse. Te teete hommikust õhtuni? Jah, see on minu töö. Mis tööd teie oskate? No oskan pea kõike teid. Kas tõesti hommikust õhtuni taote lihtsalt mett tuima näoga? Vaat siin tuleb juba naeratus huulile. No tuim nagu ei saa olla. Ei saa kvaliteetset tööd teha tuima näoga. Samuti samamoodi, ega sõdurid ei ole ju ka tuima näoga. Kui ikka, kui näed vaenlast tulemas, siis teed ja kui tuleb mõni oma inimene, töömesilane tuleb korjalt, siis teed siis on siis ta saab aru, et ta on õiges kohas. Aga muidugi on meil on külas käinud väga paljud teised mesilased, hoopis kaugemalt. Viimati meil oli väga tore, Toronto mesilaste grupp oli tore, aga minule meeldis eriti Zimbabwen mesilaste kohale tulek. Meil oli mitu päeva lõbuseid kokkusaamisi, vahetasime töömuljeid ja tegime isegi ühe turvaõppuse koos. Kuidas kaitsta tänapäeva tehniliste vahenditega emamesilast. Rasestumise vastu ja rasestumise poolt. Te olete nii usin mesilane, et kui te lähete selle lillekese peale, mida te siis imete? Ma olen üks paremaid töömesilasi, kes isegi haiguse puhul, mul oli köha oli kevadel, ma ei oleks seal tohtinud üldse ilma sallita välja lennata, sest teadupärast, kui sa lendad ja salli kaelas ei ole, siis eraldub palju higi koguneb ümber mesilase kaela ja tuul on ikkagi mesilasest ka tugevam. Te olete nii usin tööta, et ei saanud isegi aru, mida ma küsin siis uuesti, et kui te lähete lillekese peale, mida te sealt imete? Mina imen, ma ei ütle, et ma nüüd imen igat ette juhtuvat asja. Ütleme niimoodi, mina ei ime, ma tahan veel kord öelda, mina ei ime igat ette juhtuvat asja, aga meile annab tavaliselt üks juht mesilane annab meile legendi, nagu rallimeestel on kaart. Ja selle järgi me kiiresti orienteerudes kogume oma teatud kehaosad täis mett. Millisesse kehaossa te siis mett korjate? See on päranippunääre. Kas näitaks? Jah, see on see. Mul on üks palve, kui te nüüd väljute sellest mesilaspuurist elusana ja kunagi kohtute Stevie Wonderiga, siis tervitage teda minu poolt. Mu ema ütles, et ma olen tema sarnane. Stevie Wonderi sarnane. Ma tahtsin veel lõpetuseks seda küsida, enne kui ma tein rahule jätan, et kui mesilased joovad oma viina põhjal tehtud mett, kui nad purju jäävad, mis siis mesilased kõigepealt teevad, kui nad purjus? Ilge peo. Meil on alati selline traditsioon, kõigepealt me joome viinast ennast piisavalt täis, siis me tellime mesilast takso ja teeme teiste tarude kohal kiiremad ringid. Mis tööd te teete? Kõiki oskan teha, ma oskan ka toksida. No. Nii, me oleme tantsima. Jah.